mängu panemas rohelistes koduvormides, ründamas siis ekraanil paremalt vasakule. Annab vile ja Katagov viib palli ka hästi, seal on Mangan minemas, Kando ka ja pall on väravas, seis on 1-0 34. minutil. Vaatame, kas Kando sai seal pea vahele, teda veidi meile näidatakse või läks see värav otse Katagovile. Ja läheb Katagov sinna Igor Prinsi juurde ka plaksu lööma ja Katagovi jaoks on see. Aga 1-0 on tõsiasi ja vaatame, mis sellest olukorrast välja mängitakse. Tuleb pall kasti, aga seal esimese õhuvõitluse Rakvere mehed võidavad, kui nüüd Morozov viib palli, pall läheb posti ja jätku olukorrast ei saa Kando vähemusse jääma ja siis proovima Levadia vastu seda vigiväravat otsida. Nüüd pall Kopsarile ka hästi. Kopsar omakorda värava alla, aga sealt lisa, et see 3 punkti ikkagi ära kindlustada. Ja nüüd see pall sinna värava suunas läheb ja tundub, et pall on väravas. Seis 58. minutil nurgalöögi järgsest olukorrast 2-0 sai, nüüd seal kõvem kogunemine tuleb kohtuniku suunas ja Rauno Kald jällegi see mees, kes kõige häälekamalt seal õigust läheb nõudma. Minutit veel normaalaega mängida, mõned minutid ilmselt peale tulevad. Ja on tagapostis uuesti Marek Kaljumäe ja lüüakse ära siin 3-0. Kaljumäe lööb tänases kohtumises oma teise värava 76. minutil. Hooaja 3. tabamus Levadia mängumehele. Nii et 3-0 on tõsiasi ja taaskord standardolukorras. Täna 3. värav ja 3 tükki kõik standarditest tulnud Rakverel kindlasti. Ja laseb mängida kohtunik ja kolmekesi lähevad ja Sepalt tuleb ohtlik löök ka. Või lihtsalt viiakse sinna, jah, mehed, aga nüüd jääb nurgalöök lühikeseks, aga ja tuleb siit ära värav. 88. minutil vahetuses sekkunud Kevin Kauber. Mehel siis 3 tabamust Levadia särgis kirjas ja võttis mehel aega. Jah, Pavel Marin kollase kaardi teenib, mis tema jaoks tähendab ka seda, et järgmisel teisipäeval kannab oma mängukeelu ära ja ega ta tõenäoliselt teisipäeval